sellepärast on mu süda rõõmus ja minu ihu võib julgesti elada, sest sina ei jäta mu hinge mitte surmavalla kätte. Ma tean, et minu lunastaja elab.
Kristus on üles tõusnud. Tema on tõesti üles tõusnud. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on nüüd nurgakiviks saanud. Issandalt on see tulnud, see on imeasi meie silmis. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Issandas armastatud vennad ja õed, me oleme siia kokku tulnud Jumalat vaimus ja tões kummardama, teda kõigi tema heategude eest tänama ja temalt kõike paluma, mida meie ihu ja hinge poolest tarvis on. Siis tunnistagem enne seda oma kõlvatut lugu õieti tundes, oma patud temale üheskoos südamest nõnda üteldes. Alastaja Jumal ja Isa, et tunnistame sinu nimes oma mitmesugused patud ja üleastumised, millega me sinu viha ja luhtuse oleme ära teeninud. Vaata taevast alastusega meie peale ja anna meile kõik meie patud andeks, oma armsa Poja, meie õnnistegija, Jeesuse Kristuse kalli punastuse pärast. Kõige väeline, igavene Jumal on Jeesuses Kristuse meie peale halastanud ja annab meile tema pärast kõik meie patud andeks, annab meile ka armu, et oma elu parandame ja igavese elu pärime. Sest nõnda on Jumala maailma armastanud, et ta on oma ainult sündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et igavene elu tema peab olema. Oh,
ülitseme rõõmuga tema ülestõusmist püha, loo meid oma vaimuväega uueks, et ka meie ärkaksime elule ja käiksime ülestõusmise valguses. Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos sinuga püha vaimuga ühtsuses elab ja valitseb igavest ajast igavesti.
kuule Kristuse kogudus Jumala sõna, nagu seda loeme Hosea raamatust 6. peatükist, salmidest 1-3. Tulge, pöördugem Issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud, aga ta seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga. 3. päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema palge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda Issandat. Ta tuleb nagu koidupuna. Ta tuleb nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis niisutab maad. Amen. Jumala sõna jätkub Luuka evangeeliumis 24. peatükis salmides 1-12. Aga esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohtu, mis nad olid valmis pannud. Ent need leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõustuses selle pärast, vaata, 2 meest seisid nende juures valges rõivas. Aga kui naised hirmu tundsid, silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavate surnute juures? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesus sõna. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja Magdalena ja Johanna ja Maarja ja Jaakobuse ema ja muud naisi koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, et need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Petrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummardil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära endamise imestades sündinu üle. Amen. Amen. Peetrus olgu sulle, Kristus. Tunnistagem oma püha Kristi usku ning Kaia usutunnistuse sõnadega üheskoos kaasa lugedes. Meie usume ühte ainsasse Jumalasse, kõige väärisse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse ja ühte ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu. Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud, olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks allutatud taevast ning lihaks saanud püha vaim läbi neid siis Maarjast ja inimeseks saanud. Pontius Pilatuse ajal meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning 3. päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa parema käel ja tuleb taas kirkuses kogu mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa
armu teile, rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Jesaja raamatus on kirjutatud nõnda. Mina olen see, kes paneb Siionisse aluskivi, valitud kivi, kalli nurgakivi, kindla aluse. Aamen. Armas Toronto Peetri kogudus, Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. On lõpmata suur rõõm olla siin teie keskel ja tuua teile tervitused Tallinna Toomkoguduselt. Olla siin armsas paigas, kus ma olen päris mitmeid kordi olnud, enam esimest korda kui 24 aastat tagasi. Ja on lõpmata rõõm näha ikka neid armsaid nägusid, kes on toona ja targemana ja elukogenumana, kes toona mind nii lahkesti siin vastu võtsid. Tõepoolest, ülestõusmispühades soovitaks üksteisele häid pühi ja kreeka keeles tõepoolest Kristus on üles tõusnud, kõlab aletos anestiin. Ehk siis tõesti, see on varjamatu, et ta on üles tõusnud. Me kuulsime Luuka evangeeliumis hetk tagasi lugedes, et kivi oli haua eest ära veeretatud. Tõepoolest on juhtunud ime. Surm on võidetud. Kirik on oma olemuselt ruumiline. Tuleb inimesi idast ja läänest, põhjast ja lõunast ja saavad kokku Jumala lauas, mis on taevas. Ka täna on kaetud siin Jumala laud, seesama, kus Kristus ise meid teenib. Ja meie oleme kutsutud elavate kividena ja Jumal tänatud siia kokku veerema, et tunda, et see on meie kirik, meie elu, meie olemus. Me tuleme idast ja läänest ja meid sõlmitakse üheskoos kokku siin, selles Jumala lauas, kus Jumal meie keskel teenib meid. Teenistuse lõpus te näete seda, kuidas õpetaja õnnistab ristimärgiga meid kõiki, paludes Jumala õnnistust meie töödele ja tegemistele, oma argi- ja pühapäevadele. Aga see ristimärk ei ole pelgalt mitte ainult õnnistuse märk, vaid kuidagi jumalikul juhatusel, lisalt õnnistusele ja Kristuse sümbolina on ta ka matemaatiline plussmärk, mis liidab meid kokku. Ja mitte ainult füüsiliselt, matemaatiliselt, vaid ka vaimselt. Meid seob kristlastena Kristuse veri, mis voolab me soontes, kui vastu võtame Kristuse vere sakramente. Meid seob kokku Kristuse ihu, mis annab meile jõudu ja rammu tulla kokku nii ida poolt Torontot kui ka lääne poolt Torontot. Mõned lõuna poolt, mõned põhja poolt. Seega see liidab meid kokku ja me saame üheskoos lauas üksteise kõrval olla. Tänane pühapäev ongi tegelikult kinkinud eesti keelde selle imelise sõna pühapäev, sest on sündinud kõige suurem ime, pühade püha. Surm, kes on näidanud oma kangust ja rammu ja surmavõimu te tunnete ikka. Need, kes vähegi on elanud nii mõnedki 10 aastad, ikka on kaotanud oma armsaid sõpru, lähedasi. Me näeme ise, kuidas me vananeme. Kuidas ajalik pitser suunab uued mustrid me näole või kaelale või kehale. Me näeme seda surelikkust, aga tänane päev annab meile lootust, et see ei ole mitte kõik. Me ei pea kõnelema ainult nähtavatest asjadest, sest et nähtavatest asjadest me kõneleme niikuinii. Kuidas sul läheb, mida sa teed? Täna tuleb kõnelda asjadest, mis on nähtamatud, aga mis on palju olulisemad. Kristus on üles tõusnud.
surma võitnud, toonud elu valge ette. Selle ilusaks sümboliks need, kes ei usu, et tõepoolest, kas Kristus on üles tõusnud, mingu munad mu korvis punaseks ja siniseks, kollaseks ja roheliseks. Ja näe, vana lugu ütles, et nõnda sündiski. Ja koksides mure me tuletame meelde seda sama sündmust, mis on täna just ülestõusmise pühades, mis saab alguse ammu enne jõululugudega, siis kui ingel ilmub Maarjale ja annab teada, et sinust olen ma ära valinud selle, kes sünnitab Messia. Täna see saab täide, et ajalik rüütatakse ajatusse, ihulik rüütatakse tõelisesse jumalikku, surelik saab taeva ja inimene taipab, et Jumal on tõepoolest temasse kord puhunud elavat hingust ja loonud sind oma näo järgi. Et ükskõik kui noor või vana, ükskõik kui tontsakas või pikk sa oled, ükskõik kui tarmukas või aeglane ärkaja sa ka põle, me kanname Jumala näolisust. Püha päev ongi ülestõusmise päev ja tänane päev annab meile nädalasse oma tähenduse, sest et püha annab rütmi argisele. Ta annab rütmi ja mõtte. Ta toob meie elule tähenduse, miks me muidu argipäevas, esimeses päevas, teises päevas, kolmandas päevas, neljapäevas, reedes ja laupäevas toimetame ja teeme, et võeda aeg maha ja taibata, et aeg saab endas kanda ajatut. Ajalik suudab vastu võtta Jumala armastust. Ja koksides mune üksteisega me avastame seda, et kraksti lööb ragunema see, mis on muidu nii kindel ja selge. Ja välja tuleb uus elu, mis näitab, et on enamat, kui inimsilm näeb. 500 aastat tagasi Eestimaalgi loomulikult peeti jumalateenistus ja 600 ja 700 aastat, aga reeglina suur osa jumalateenistusest oli ladina keeles ja ladina keelt oskasid vanad eestlased täpselt sama palju kui meie täna ja praegu. Aga, no mõni oskab veidi rohkem, aga mis oli oluline, et siis nad otsustasid näidata müsteeriumide või näidendite ettekandmiste kaudu seda, et mis on oluline. Me tunneme ilusasti seda, kuidas pühapäevakooli lapsed teevad jõulusündmusi. Räägitakse ülestõusmise sündmustest, kuidas naised lähevad hauale ja imestavad, et ingel lükkab kivi kõrvale ja astuvad hauda ja ingel ütleb, et miks te otsite elavat surnute juures? Te olete vales kohas. Kas te ei mäleta, mida ta teile ütles? Ja nõnda siis alati nendes etendustes, ka pühakute elulugudes, ka kõikides proovile paneku aegades ilmus inimeste ette need tegelased, kes olid Jumal, inglid, pühakud, ehk siit õiged ja paremad tegelased, meie õiget ja paremat kätt. Nad tulid siit poolt lavale, näitasid seda, mis neil on anda. Ja eesti keelde tuleb ilusasti just sellest samast sündmusest ka teine keel, teine sõna, õige ja parema kõrval. Ja kõik need, kes tulid kura või kurja või pahemat või vastukätt, sõrgade klõbinal, saba lohisedes, sinist suitsu ja väävli haisu välja ajades, need olid need, kes proovisid kõik asja ära rikkuda. Ja nõndas ongi eesti keelde andnud imeliselt 2 väga kvaliteetset sõna, õige ja pahem. Kura kätt, õiget kätt, paremat kätt, vasakut kätt, need, kes on vastu. Ja kui sa ajad käed laiali ja proovid aru saada, kust lõpeb sinu parem käsi ja kust algab sinu vasak käsi, siis sa avastad seda, et nad saavad kokku siin samas. Nõnda ka äratundmine, mis on õige ja mis on väär, on sinu südames, sinu hinges siin ja praegu. Kes paneb Siionisse aluskivi, valitud kalli nurgakivi, kindla aluse. Kristus on see alus, mille peale me saame ehitada ja meie oleme need kivid. Te võite mõelda, vaadates siin idaseina poole, et igaüks oma tellise välja valida ja mõelda, et see olen mina.
mind on kokku sidunud isade, emade pärand. Mind on kokku sidunud mu ligimene, kes on täna su vasakul või paremal pool ja me oleme kogudus ja kirik, kes on kokku tulnud. Me võime küsida, et kuidas taibata, mis on õige ja mis on väär. Nii nagu särki selga pannes sa saad seda kahte moodi panna, kas õiget pidi või pahupidi. Mõlemat pidi saad sa aru, et kas on õigesti või valesti tehtud. Aga see ongi keeruline. Ja siit kasvabki välja see ilus ütelus vanast ajast, kus öeldakse, et kas kõik väeline Jumal suudab teha nii suure kivi, mida ta ei suudaks ise üles tõsta. Kui Jumal oleks kõik väeline, siis ta peaks ju suutma nii suure kivi üles tõsta, mida ta on teinud. Aga ta ei oleks ju siis kõik väeline, kui ta ei suudaks seda üles tõsta. Me ei tea, milline on alati vastus. Kuid me näeme täna, kuidas jumalikul väel ingel veeretab ära tohutu kivi haua eest. Ja naised on esimesena tunnistajad, et Kristus on tõesti üles tõusnud. Algul nad ei suuda uskuda, sest nad näevad, et on tühi haud. Aga hiljem, kui ingel suunab nende mõtteid, taipavad nad, et midagi olulist on sündinud. Ja nad jooksevad tagasi ja räägivad Peetrusele ja teistele jüngritele ja eesti keeles kõlaks see tõesti, ta on üles tõusnud, ta on üles tõusnud. Aneste, aneste. Jüngrid on algul nõutud, sest et nad ei tunne seda sõna. Kui keegi räägib sulle, jookstes sinu juurde, et üles tõusnud, aga hiljem hakkas see muutuma Kreeka naistele nii kauniks sõnaks, et nad panevad oma tütardele selle nime ja see on Anastasia või poistele Anastasios. Näete, kuidas üks sündmus hakkab panema nimesid Kristuse ülestõusmise pühale. Nii nagu Natali Kristi jõulusündmus annab ilusad sõnad, jälle tüdrukute sõnad või naiste nimed, Natali ja Kristi. Või Kristjan, lihtsalt kristlane. Näete, me kanname seda sõna ja me kanname seda nägu, mis kord Kristus meisse on andnud. Ülestõusmis pühad annavad tähenduse kogu elule. Näitavad meile, et tõepoolest on asju, mis on suuremad kui inimese silmaga nähtav. Ja ütlevad tõepoolest, vaata, mina olen tõeline elu, mina olen elav leib, mis tuleb taevast alla, mina olen tõeline viinapuu, mina olen uks või värav, mille kaudu, mina olen tee, tõde ja elu. Ja tõde on see, mida öeldakse, et see on varjamatu. Aleetos kreeka keeles, seda ei saa katta. Ja toomkirikus, kus on palju vanasid vappe, on osadel aadlivappidel ilusasti paabulinnu suled kaunistuseks. Tänapäeval me mõtleksime, et kui keegi käiks ringi uhkeldades nagu paabulind, et ta on edev. Aga omal ajal oli paabulinnu sulg tõe sümboliks, sest et paabulinnu sule otsas on just kui jumalik silm, mis näeb kõike. Ükskõik kui väsinud sa ka ei ole, ükskõik kui palju sa ka oled kannatanud või ükskõik kui kurb või rõõmus sa oled, Jumal näeb ja võtab sind vastu tõeliselt ja ehedalt. Nõnda siis oli paabulinnu sule õiguse kandmine privileeg, et seista tõe eest, et sinus ei oleks väärust, kõverust ega salakava, vaid sa oleksid ehe ja aus. Nõnda siis ühinegem täna selle sama üleskutsega, nagu kord tõepoolest algkirikus öeldi. Kristus on üles tõusnud. Tõesti ta on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Tõesti ta on üles tõusnud. Kristus on üles tõusnud. Tõesti ta on üles tõusnud. Aamen. Halleluuja.
Võimas. Aga kas te teate, milline on see loo lõpp, kui esitatakse küsimus, kas kõik väeline Jumal suudab teha kivi, mida ta ei suudaks üles tõsta? Vastus on jah, see on inimese süda. Aga täna on meie südamed tõstetud Jumala poole ja me laulame seda ka armulaua liturgias. Nõnda, niisugust südant täna siin ei ole. Ja hea Peetri kogudus, palun tõuseme, et kanda siis oma vaikses palves Eesti riigihümni viimase salmiga Su üle Jumal valvaku, Jumala ette meie maa ja rahvas. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab meie südameid ja mõtteid Kristuses Jeesuses. Aamen.
Teate, palvelaul oleks pikem pidanud olema, nii palju ande koguti täna. Issand, palun õnnista neid ande, mis on korjatud sinu töö jaoks ja palun aita meil jätkata sinu tööd siin pühas kojas Peetri kirikus. Aamen. Ja meie palume ja täname. Kiidetud oled sina, Jumal, meie isa, et sa oled oma poja Jeesuse Kristuse surnust üles äratanud ja ehtinud teda au ning austusega. Tema on igavesti oma koguduse elav pea ja issand. Rõõmsa südamega toome sulle oma tänu ja kiituse, sest Kristuse surma ja ülestõusmise läbi oled sa meile kinnitanud oma armastust ja ustavust. Tema läbi oled sa toonud meile elu, lootuse ja valguse ning avanud tee igavese ellu. Täname sind, et võime elada sinu rahus ja armus ning kogeda rõõmu, mida Kristuse võit surma üle meile toob. Issand, me kiidame sind. Juhi ja toeta meid oma püha vaimu läbi, et meie elu ei oleks vaid iseenese jaoks, vaid et me elaksime Kristusele, kes meie eest on surnud ja üles tõusnud. Ärata meid vaimuliku uinumise asemel elavaks usuks, et ei hirm ega surm saaks meie üle võimust. Anna meile kindlust ja lootust Kristuse võidukaks üles tõusmiseks, et me võiksime asuda vastu elu ja surma väljakutsetele kartmatult, teades, et sina oled meie kõrval. Aita meil elada sinu rahus ja valmistada oma südamed ette selleks päevaks, mil kuuleme sinu kutsuvat häält ja tõuseme ellu, mis ei lõppe. Issand, kuule meid! Issand, ala oma õnnistuse kõigi üle, kes täna rõõmuga tähistavad ülestõusmispüha, et sinu vägi võiks avaldada kogu kristliku maailmas, eriti ka meie rahva keskel. Õnnista meie kirikut, selle juhte ja kuulutajaid, et sinu eluvalgus ulatuks igasse paika, ka sinna, kus sinu nimi on veel tundmatu või unustatud. Aita, et kõik erimeelsused kirikus võiksid kaduda ning et meid ühendaks üks meel, armastus ja ustavus sinu tööle. Olgu sinu ülestõusmise vägi kui elustav tuul, mis toob uut lootust ja rõõmu kõikjale. Juhi meie rahvast ja tema juhte, et sinu armastuse ja uue elu vaim suunaks meid tarkuses ja õiguses. Ole ligi neile, kes on hädas või haiged, kelle süda on murelik või kelle jõud raugeb. Julgusta ja kinnita neid oma rauga, et nad võiksid tunda ülestõusnud päästjad elab ja hoiab meid kõiki oma kindla käega. Olgu tema meie varjupaigaks, lohutuseks ja abiks igal hetkel. Issand, aita meid! Aga sina, Issand Jeesus,
meie üles tõusnud õnnistegija ja rahuvürst, saada meid oma rahu ja lohutusega kõigile meie teedele. Aidake meil elada täis usku ja lootust, et ükskord täis rõõmu me tõuseme sinu au ees ja läheme sinu õndsasse taevariiki. Sind, Issand, kiidame ja austame igavesti. Me ülistame sind, taeva ja maa Issand.
õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siin sinu laual koos on, leivast söövad, karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Meie issand Jeesus Kristus, sellel öösel, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, andis jüngritele ette. Võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Sel samal kommel võttis ta ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis selle neile ja ütles: võtke jooge kõik sealt seest. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Iga kord, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Ja Jeesuse nimel, tema õpetatud sõnadega me palume meie Isa palvet. Meie Isa, kes sa oled taevas, ülistatud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiva anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Tulge, sest kõik on ju valmis. Tulge, maitske, et Kristus on hea.
ma olin surnud ning ei näe, ma elan igavesti. Ning minu käes on surma ja surma alla võtmed. See sõna kinnitab mu varjaku ja hoidku sind sinu tasasel teele. Mine Jumala rahuga. Võta ja söö see issand Kristus tõeli vingu sinu eest surma. Võta ja söö see Kristus tõeli vingu sinu eest surma. Kirjutab ka võit. Võta ja joo see tõeli veri. Uue lepingu veri sinu eest ära vaata. See kirjutab ka võit. Võta ja joo see uue lepingu veri sinu eest ära vaata. Teeni issand. Tänagem issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Tema veendus, kes saadi pealesi. Halleluuja. Issand Jumal taevane Isa, me täname sind südamest, et sa oma palge ette lased tulla meil ja meie palveid vastu võtad ja meil oma püha sõna ja sakramendiga meid lohutad, et me nendega oma südant õiges usus kinnitaksime, sedamööda elaksime, pattu ja surma üle võidu saaksime ja igavese õndsuse päriksime Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie üles tõusnud issanda ja õnnistegija läbi, kes sinuga ja püha vaimuga elab ja igavesti valitseb igavesest ajast igavesti. Amen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peal, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, Jumala Isa, Jumala Poja ja Jumala Püha Vaimu nimel. Tänasel ülestõusmise püha Jumala teenistusel on meil tõeliselt suur rõõm, et tulite suurearvuliselt meiega kokku liituma koos Jeesuse Kristuse ülestõusmist pühitsema. Kiitus
Kristus on üles tõusnud. Tõesti, ta on üles tõusnud. Halleluuja! Esiteks avaldame südamlikku tänu Tallinna piiskopliku toomkoguduse õpetajale Arhu Tuhkrule, kes oli meie abiõpetajaks 2000. aastate alul ja on meil vahepeal mitu korda külas käinud ja ma palun ette meie koguduse esimeest Väino Einola, kes annab meie koguduse poolt edasi kingituse. Tänan väga, Anneliis. Sa võtsid mu sõnad suust ära. Ma pidin ütlema samad sõnad. Ja see on huvitav selle suhtes, et Anneliis rääkis seda, et Arho on olnud siin juba nii palju aastaid. Ja tihtipeale meil on nõuke tunnetus, et me kutsume oma külalisõpetaja siia ja täname teda. Aga Arho on meil juba nii kaua siin olnud ja nii mitu korda meil käinud, et ta on nagu oma inimene. Nii et suur tänu sulle, Arho, et sa siia tulid ja oled meid kostitanud jälle ja pidasid nii ilusa, armsa jutluse. Olid meile eeskujuks meie internõpetajale, Karl Pajule, kes proovib sulle järgi teha. Sest et ma ainult räägin seda, et Arho, sa olid siin 20 või rohkem aastat tagasi ja sinu eeskuju on kõigile meelde jäänud. Nii et suur tänu sulle. Ja meil on koguduse poolt sulle väike kingistus. Nüüd see ei ole munade püha kingitus, see paistab küll, et võib-olla siin sees on munade püha muna, aga see ei ole. See on, kas keegi julgeb ütelda, mis asi siin sees võib olla? See on meie oma koguduse õpetaja Ando Kase poolt tead välja, kuidas ütelda, mesilaspuudest välja toodud mesi. See on kohe, kes ei tea seda, see on siin kohe ütleb, et see on Toronto mesilased, kes on seda teinud. Et sa võid selle vabalt viia tagasi Tallinnasse või Eestisse. Ma tuletan sul meelde ühte asja, et palun peida see ära oma kohvrisse, ära mitte ütle kellegile, kus sa selle said või mis asi see on. Sest et meie riigiseadused on meie suhtes, ma ei tea millegi pärast, aga need ei luba mett üle piiri viia. Nii et igatahes väga palju. Aga ka koguduse poolt on meile Arho sulle tervitus üle anda, väike kaart ja au tänu sulle, nii et väga tore. Selle võid lahti teha igal ajal. Aitäh. Suur tänu. Jatkan tänudega. Meile juba kindlalt tuttavad õpetaja Ando Kas, diakon Karl Paju ning orelid ja klaverid Erik Kreem, keda me juba sooja südamega nimetame meie Dream Teamiks. Eriline tänu solistile Monika Servele kauni laulu eest. Ja suur tänu pühakirja lõikude lugejatele Tiina Jenkins ja Alar Viinamäe ning Margus Jukum, Tauno ja Maimu Mölder ja Tiiu Roiser tehnilise abi eest heli ja videoga. Nagu te teate, meie teenistused on järelvaadatavad meie veebilehel, Facebooki lehel ja YouTube kanalil. Ja arvan, et seekordne teenistus ilmub ka Estonian World Reviews. Järgneb külmlaud registreerijatele alumises saalis. Täname meie gildiringi liikmeid Aida Sheltoni eestvedamisel, kes koos Intaga korraldasid meile külmlaua koos magusega. $25 korjatakse ukse peal. Eest hoolitseb Erika Jõgi ja arvan, et ruumi jätkub, kuna mõned registreerijad tulid juba suurel reedel ja mõned ei olnud kindlad, kas jõuavad täna tulla mitmesugustel põhjustel. Nii et kui on veel soovijaid, palume ka liituda
meiega osal ja saame vestelda ja kuulda lähemalt õpetaja Artut. Viimases Tõeteras ja ka laululehel leiate teateid järgmisel pühapäeval, 27. aprillil ja siis samuti 18. mail kell 3 toimuvad jumalateenistused Ehatares, kus teenib diakon Karl Paju ja kõik on teretulnud. Pühapäeval 4. mail meil on suur rõõm, et 11:30 toimub meie leeri õnnistamise jumalateenistus armulauaga eesti ja inglise keeles. Olen hea meel näha täna meie leerilapsi meie hulgas. Teenivad õpetaja Andu Kass ja diakon Karl Paju, oreli Erik Kreem ja solist Aavo Kitas. Kolmapäeval 7. mail kell 12 toimub gildiringi koosviibimine ja uued liikmed on alati teretulnud. Pühapäeval 11. mail toimub eestikeelne emadepäeva jumalateenistus, kus teenib diakon Karl Paju ja orelil John Lee ja järgneb KOV gildiruumis. Aga toon tähelepanu meie Toronto linnafestivali Doors Open nädalõpule 24. ja 25. mail. Eelmisel aastal meil õnnestus see väga suurepäraselt, kuna oli nii palju külalisi ja kutsuge sel aastal ka oma sõbrad ja Kanada tuttavaid külastama meie kirikut. Avatud mõlemil päevil kella 10 kuni kella 5, viimane sissepääs kell 4:30 peale lõunat. Laupäeval esineb Toronto Eesti meeskoor kell 11 ja siis jälle kell 12. Ja muide, meeskoor nüüd harjutab iga teisipäeva õhtul Peetri kirikus, millest meil on väga hea meel. Järgneb Erik Kreemi kontsert kell 12:30, kus Erik tutvustab meie orelit ja seda omapärasust ja ehk ka oma loomingut. Vitraaži akende kunstnik Ernestine Tahedel esineb loenguga kell 3 peale lõunat, aga ta on juba varem peale lõunat kohal, kui te soovite temaga isiklikult rääkida, ta vastab küsimustele. Ja pühapäeval on võimalik osaleda päästearmee ja korealaste teenistustes. Mõlemates esinevad muusikud ja inglise keele tõlge on ka olemas ning tulge ja avastage Peetri kiriku ajalugu koos sõpradega ja tuttavatega. Ja nagu alati ootame abilisi meie teenistuste ja sündmuste juures. Palun teatage mulle, kui olete huvitatud, eriti kui saate aidata meie Doors Open üritusel. Näeme alumises saalis, kus alustame söögipalvega. Rõõmsaid ülestõusmispühi kõigile. Halleluuja! Halleluuja!